Tere! Minu nimi on Marko Rillo. Eelmistes telgitõgustes saime Tele2 juhilt Toomas Tiivelilt teada, et millised uuendusi on ettevõttes tehtud ja kuidas pingutatakse selle nimel, et pakkuda parimat hinda. Täna uurime, et kuidas on lood levikvaliteediga ja läheme külla tehnikaosakonda. Nii, hommikust. Terest. Tere. Vaata, oleme tabanud Mardit, mis Ma tahaks see pilti. töötajatega rääkimast. Pane see akke. Ja Seal klaasi taga akvaariumis istun mina, siis kui ma istun. Ja muidu on siin samas ruumis? Siin on meil siis ehitusosakond, et see osa, kes on laua taga, et see osa, kes ehitab, see ehitab. Ja siis need inimesed, kes otsivad uusi mobiili tugijaama kohti siis. Kes teevad lepinguid ja kes tegelevad nagu vanade olemasolevate lepingutega. Kui rendilahendel näiteks on mingi küsimusi, et miks nii palju antenne on kuskil masti otsas või miks oravatel 2 pead on kasvanud, et siis nemad peavad nagu löögi enda peale võtma ja seletama, et raadiolained ei ole kahjulikud ja nii. Kuidas see muidu käib, et lihtsalt vaatategi sellise parima punkti, kus kohas need mingisuguse antenni võiks posti panna seoses sellega, et seal on natukene näiteks levi kehvem või nõrgem ja siis otsite selle maaomaniku üles ja hakkate temaga läbi rääkima? See päris nii lihtne ei ole, et tehakse niisugune komputeriseeritud ennustusmudel arvutis, kus on siis digitaalkaart sees 3D, kus on sees siis maastik, metsad, põllud, objektid, majad. Mida uuem kaart, seda rohkem on nagu hoonesid. Kui hoone lihtitakse nagu eile, eks ole, et täna võib-olla meil ei ole sees. Aga siis seda mudelit häälestatakse veel reaalsete mõõtmistega, ehk siis meie raadio inimesed sõidavad ringi. Antenni autokatusel teevad mõõtmisi selle järgi, hindavad, kas mudel on reaalsele elule lähedane või ei ole. Ja siis tehakse ennustusmudeli järgi siis ideaalsed jaamade asukohad, vaadatakse kaardi pealt välja, mis katastri üksused seal on, mis tunnused, siis need inimesed, kelle kohad on siin, kes ei ole siin, sest nad otsivad masti kohti. et nemad lähevad, siis otsivad välja omaniku, suhtlevad, leiavad võimalusi, mida aeg edasi, seda keerulisem see on, sest et maad jääb vähemaks, inimesed tahavad selle pealt teenida ühel või teisel moel. Objekti on igasugused, siin igast naljakuid lugusid on, et mismoodi meil vist seda jaam enam ei ole, aga kunagi aegade alguses oli Lasnamäel jaam, kuhu pääseda. Ainuke pääsetee oli läbi ühe korteri. Nii. Ja mida aasta edasi seda kurjamaks tädi läks. Aegade edenedes ja nagu kalendri edenedes ja siis ühe hetkel ei saanud seal nagu üldse sisse, sest tädi ei teinud ust lahti, sest ta kartis nagu röövlid ja vargad. Ja siis päris naljakas, et siis kasutades ära ühe meie töötaja veidi iseäraliku välimust, siis ta läks sinna ukse taha ja ütles, et tehke uks lahti. Tädi vaatas silmast ja tegi kiiresti ukse lahti. Ta nägi suhteliselt nagu ühemõtteline välja, et see on naljakas. Et sa küsisid, et kuidas mobiilivõrk üles on ehitatud, et paberi peal oleks lihtsam seletada, aga hästi lihtsalt võttes, et on siis nagu see süda või core inglise keeles või keskjaamad, mis on siis kõige keskel, siis on raadiovõrk, mis on tugijaamad, mis on siis kliendi telefoniga suhtlev võrguosa. Ja siis nende kahe vahepeal on ülekandevõrk, ehk siis transmissioon. Et see on just see osa, mis viib signaali siis jaamast keskjaamani ja teisel poole tagasi. Okei, selge. Räägin väga segast juttu vist. Ei, mina saan väga hästi aru, et kas me läheme käime veel ringi? Aga käime. Nii. No nii. Lähme siis. See on nüüd see süda, mis ma rääkisin, kus kõik kõned läbi käivad. Et see on siis meie 1-2 suurest seadmete ruumist. Et teine samasugune on veel, kus on sisuliselt samad asjad. Siin on ühende juhtmetega selles mõttes väga keeruline, et kui me vahetame seadmeid ja uuendame, et siis põhimõtteliselt neid kaableid peaks vahetama üleval. Neid vanu ei saa kätte, selles mõttes neid saab kätte, aga see on väga ohtlik elusat võrku näppida. Et siin on tegelikult kaableid, mis ei ole kasutusel enam. Nii. Kedagi sisse ei jäänud. Tule alla jätta kedagi. Nii, läbi. Et umbes sama mõõtu seadmete ruum on siis teletornis ka. Et see on nagu 1-2 sellest kohast. Et asja iva on see, et vältida sõltuvust siis geograafilisest punktist. Et kui ühes kohas midagi juhtub... Kui mingi väga paha asi juhtub, näiteks kui kunagi oli pronksiöö, siis need inimesed õnneks kõndisid sealt endise kuju juurest nagu teisele poole. Et me korra nagu selles mõttes ega mõtteid jooksis peast läbi igasuguseid, et kuna oleks siiapoole kõndinud ja näiteks kurjaks saanud ja hakanud sisse loopima ja siia ronima,
tegelikult on täiesti risk. Et pärast seda üks nagu ajend, miks me tekitasime teise seadmete ruumi, siis strateegiliselt kauge sellest punktist ja sõltumatuks. Siia sisse ikka saab. Siia siin võtakse. Iga hommiku nagu mõtled hirmuga, et kas siis täna on see päev, kui sisse ei saa. Tervist! Tere! Tutvustan sulle Markot. Nii, tere! Marko tuli meist filmi tegema. Selge. Ma lootsin, et sa räägid talle mastidest äkki. Kindlasti. Selge. Nii, et sinu käest saab siis teada selle kohta, et kus mastid on, mis seal otsas on, mis seal tehakse, mis seal toimub. Kindlasti saab. Väga hea. Kas me saame siin ka korraks katusel käia, vaadata siit otsapidi seda, mis seal on? Saad sa siin midagi seletada näiteks? Jah, saame küll katusele. Okei, et siis ma teeksime... käin siis all, võtan võtme, lasen valdest maha võtta. Okei, et see võiks olla siis üks asi, et mida me saame teha. See on siis nüüd vabalt seisev mast, et see on ilma trossideta ja mingit pinguteid tal ei ole, et see ongi nagu selline torn, siis seisab ise püsti oma raskusega. Ja üleval on siis antennid, need piklikumad antennid on siis need antennid, mis teenindavad siis klienti telefonist kuni sinna tugijaamani. Selge. Aga need ümmargused antennid, need on siis sellised, mille kaudu käib side kahe masti vahel. Et ühest mastist järgmisesse. Et see on selle jaoks, et samat moodi, et mastid omavahel ei ole ühendatud kaablitega. Ja see, kui te olete kuskil seal Lõuna-Eestis suvalises kohas, siis võtate selle kõne ja see kõne tuleb mööda neid ümmargusi antenne ühest mastist järgmisesse ja lõppkokkuvõttes jõuab siis siia keskusesse. Ja põhimõtteliselt siit läheb side siis praktiliselt igasse Eesti otsa välja. Mis jaam siin all nüüd on? Siin on mõlemad. Nii tavaline GSM tugijaam, mis siis, mille kaudu saab siis helistada. Enamik inimesi siis kasutab seda ainult kõneks. Just. Ja siis aeglasem internet. Ja siis kiire internet 3,5G on ka siin samas. Just. Kas te võite näidata, et mis kastis, kust mingisugune asi tuleb? Kindlasti. See on siis selline tüüpiline konteiner tüüpi hoone, kus siis asuvad praktiliselt kõik meie võrgus kasutatavad seadmed. Et siin on siis elektri osa ja loomulikult nagu siit on näha juures olevas pildist on akud. Akud on üks tähtis element, kui elektrit ei ole, et inimesed saaksid ikkagi seda telefonisidet ikkagi kasutada. Aga näiteks, et kui siin samas suvel oli näiteks Virumaal oli see suur torm, kus elekter oli vist 2 või 3 päeva enamasti inimestel ära. Et mismoodi siis oli? Meil on selline asi, et me oleme ettevalmistunud selleks päris tugevalt ja oleme päris palju positiivset tagasisidet klientidelt saanud. Et meil on väiksed kaasasveetavad generaatorid ja hooldusinsenerid sõidavad objektile ja ühendavad siis seal oleva pistiku kaudu siis generaatori ja me oleme siis täiesti sõltumatud Eesti Energiast, et valame ka bensiini juurde ja elektrit on ja inimesed saavad kasutada. See väike karbike siis ongi seesama 3G tugijaam. Et selles peitub mobiilne internet? Selles peitub mobiilne internet, kaasa arvatud ka kõned muidugi, aga siis see kiire internet ja kui nüüd siit vaadata, siis selle ja selle vahel on umbes natukene vähem kui 10 aastat ja mitmekordne suuruse vahel, 3 korda väiksem. Ja see tugijaam on siis selline, mis on pälvinud ka näitustel on palju auhindu saanud ja ta on oma funktsionaalsuse poolest hästi paindlik ja teda on võimalik paigaldada nii siseruumidesse kui ka õue. Et ta on täiesti selline ilmastikukindel, täpselt sellises konfiguratsioonis, nagu ta praegu siin on. Et mitte midagi lisaks rohkem panna ei ole vaja. Ja mis on ta veel hästi suureks eeliseks on see, et ta on
4. põlvkonna tugijaama, 4. põlvkonna side valmidusega. Et me ei pea suuri muudatusi siin juures juba tegema selle jaoks, et pakkuda klientidele ka 4G ehk LTE teenust. Nii et see on siis veel kolmandiku või poole võrra kiirem kui see praegune 3G? Ja, just. Hetkel on meie tempo 3 tugijaama nädalas. 3 tugijaama nädalas? Ehitame pidevalt ja laiendame, et see sammune vaatamata sellele olukorrale, mis majanduses toimub, et kliendi jaoks me ikkagi pingutame, et leevi oleks korralik ja igal pool. Aga mis sa mõtled, kui sa selle üle? Mis sa ikka mõtled, töötoa teha? Sa töö valmis, kui sa mõtled. Milline see vaade on, mida sa... Mida kõrgemalt, seda ilus. Levi kvaliteediga on selge pilt. Aga mida moodsa ja kiire võrguga peale hakata, seda saame teada, kui tulete meiega koos järgmisesse Tele2 telgitagusesse.